Tartus motohobikaupluses on rääkida nii mõnestki asjast. Täna jätkame teemat ja räägime lähemalt lume lükkamisest, sest see aeg ei ole kaugel, kui meil võib-olla lumevaip juba maad katab. No kui nüüd valida ATV-le sahka või saha lükkamiseks ATV-d, siis mis oleks need olulised nüansid, millele silma peale hoida? Esmalt ATV ise peaks olema vähemalt 4-veoline ja suudavad CF motosarjast suudavad lund lükata kõik alates 400 kuubikulisest mudelist kuni 1000 kuubikuliseni välja. Kõige soodsamad sahad, mida saab ette paigaldada, on põhja alla kinnituvad sahad. Need on tavaliselt 1,50 meetrit laiad ja sobivad siis kõikidele ATV markidele alates 400 kuubikust. Järgmine versioon sahkasid, mis on mõnevõrra küll kallimad, aga mugavam kasutada, on ettekinnituvad ehk siis kiirkinnitusega lumesahad. Neil on siis 2 eelist. Kõigepealt see, et nende paigaldus ja saha ATV küljest äravõtmine, see on ainult mõne hetke küsimus. Teine eelis selle ettekinnituva ehk kiirkinnitusega sahale on see, et tema tõusunurk on mõnevõrra parem. Kuna ta kinnitub ATV ette, siis lihtsalt füüsiliselt ta tõuseb kõrgemale ja kiiremini. Kui nüüd on soov võib-olla teha lausa lumelükkamisteenust kõnniteedelt ja väiksematelt tänavatelt mingis väiksemas kogukonnas, siis kas ATV oleks selleks hea valik? ATV oleks kindlasti üks esimesi valikuid, kui me räägime nüüd näiteks kas kõnniteede või kergliiklusteede puhastamisel. Kui me nüüd räägime suurte majade vahelisest parklate lükkamisest, siis seal saab ta kindlasti hakkama, aga mõnevõrra võib-olla rohkem läheb aega. Aga kui väikseid neid kõnniteid või süüksi kergliiklusteid puhastada, siis ATV oleks esimene valik. Kas nüüd lume lükkamisel on ka vaja midagi ette võtta või muuta oma ATV rehvid osas? Ei. ATV tegelikult kasutab madalsurverehve ja kui nende muster on suhteliselt värske, siis see madalsurverehv oma ATV raskusega hoiab ka jäisel pinnasel ennast küllaltki hästi maa küljes kinni ja sinna eraldi mingisuguseid lisasid otseselt justkui paigaldama ei pea. Küll me pakume sisse keeratavaid naaste, mida saab rehvi sisse keerata ja kevadel näiteks kas või sealt välja keerata uuesti, mis siis tagavad parema haardumise, kui on päris jäine teema. Teine võimalus on veel paigaldada lumeketid ATV-dele. No lumesahk mulle isiklikult tundub, et võiks olla üks kõige populaarsem lisavarustus ATV lisavarustuste valikust. Mis teie statistika ütleb? Umbes samasse suurusjärku jäävad ka kätesoendused ja võib-olla natukene vähem ka sellised kerghaagised. Aga lumesahk on kindlasti üks kõige populaarsem. Meie kliimas on minu arvates lumega inimestel selline armastamise ja vihkamise suhe. Kui see lumi maha tuleb talve akul, siis on selle vastu suur armastus ja lume lükkamine on vaata, et üks mõnusamaid töid, mida üldse maailmas teha saab. Kui see lumi on nüüd talve või maas olnud ja on olnud ka lumerohke talv, siis talve lõpuks võib see suhe kippuda selliseks vihkamise suhteks. Aga mina arvan seda, et kui teil on mõnusad tööriistad, mis teevad ka töö, lisaks sellele, et efektiivselt saab tehtud ka lõbusaks, siis see armastuse suhe võiks kesta lumega talve algusest talve lõpuni.